nii tublid, kõik ilusti vaatame. Väga ikka rõõmsamad ka. Kas sa tunned ere? See on sinu ema. No vot, väga tore, nüüd oled sina siin pildi peal. Aga meil on mõned traditsioonid, mida me ikka tähistame kooli sünnipäeval. No näiteks kringli söömine, mida te ilmselt hakkate kohe tegema. Või lillede viimine Jakobsonile. Või ka aasta õpilaste välja kuulutamine. Ja see, miks me täna ja hetkel siin oleme, selle põhjus ei ole lilled Jakobsonile, vaid selle põhjus on see, et me kuulutame välja õpilaste poolt valitud aasta lemmikõpetaja. Ja ma saan aru, et te isegi mitte ei aima, kes see võiks olla, aga olgu teile vihjana antud, et see inimene viibib siin ruumis. Vaadake otsa oma kaaslasele, vaadake otsa oma õpetajale. Palju õnne, Tauno, lühikese ajaga, kiire spurt. Aasta õpetaja 2020. Ja tavapäraselt siis antakse üle ka rändeauhind. Seda saab kasutada siis aksessuaarina, mitte relvana. Siia on kirjutatud õpilaste lemmik ja lisatakse siis ka nimed aastate lõikes, kes siis on selle joonlaua omanikuks saanud. Ja siia siis lisatakse ka teie klassijuhataja nimi. On. Juba lisatud. Ja siin on ka lisatud teie klassijuhataja nimi. Nii et palju õnne, te olete saanud endale suurepärase klassijuhataja. Hoidke teda ja tähistage väärikalt kooli sünnipäeva. Ma ei tea, mis pidi tegema, nii pidi on ju. Yes! See on õpilane, kes on alati väga viisaka ja meeldejääva ja meeldiva käitumisega. Ta on aktiivne kosmoseringi liige, tal on head tulemused mõttemängudest ja vabest ja head tulemused ka kooli esindamisel piirkonnas ja ka kooli sees, loodusainetes ja füüsikas. Mis te arvate, kes õpilane on? See õpilane on Kevin Jürgen. See traditsioon ei tule kohe esimesel aastal, et kes mäletab, lugesite siit, et mitmendal sünnipäeval hakatakse seda kringlit sööma. 10. sünnipäeval, jah, tõepoolest. Sinu asindaid on jah, on või? Võtame siis kõige väiksema. Ja sama. Kõik võtavad vast ära, et ma ei saa. Võtame kõige väiksema, siis on nii palju rusinaid siit. On see traditsioon, et me kooli sünnipäeva aktusel täname neid õpetajaid, kes on pikka aega koolis väga head ja tulemuslikku tööd teinud. Ja me ei tahaks seda traditsiooni küll ära jätta. Tänukiri õpetaja Tiina Vilbergile 30-aastase pedagoogilise töö eest meie koolis. Aplaus! Ja teie õpetaja Urve on üks nendest õpetajatest, kes sellel aastal saavad suure ja sügava tunnustuse ja tänu selle eest, et nad on jaksanud ja jaksavad ka edasi, ma loodan, õpilasi õpetada ja teie eest hea seista. Nii et tänukiri õpetaja Moonika Pärnale 15-aastase töö eest meie koolis ja see on olnud super töö, nii et aplaus! Palun! Paku rohkem! 3 aastat, 12. See on juube. 15 on õige. Õpetaja Krista Kasemaale tänukiri 15-aastase pedagoogilise töö eest meie koolis. Suur tänu sulle, Krista! Jõudu ja jaksu sulle! No nii, me jõudsime siis kohta, kust algab meie kooli ajalugu. Meie kooli ajalugu.